Ja mida see biomassikaart meil võimaldab teha, on see, et me ei näe ainult siis antud ajahetke, vaid me suudame nagu ajas tagasi minna ja vaadata, mis siis nagu toimus siin põllu peal. Võtame siit selle põuase juunikuu ja vaatame, kuidas see põud siis seda taimikut väntsutas. Ja me näeme, et 15 juuni on veel enam-vähem siia sellesse alasse just, kui hakkab midagi tekkima. 16. kui on saadud korralik biomassikaart, on ka veel okei. Ja 20. näeme, et siit teatud põlluosa hakkab ilmutama nüüd märke, kus biomass enam ei ole nii ühtlane. Nii, siin olid vahepeal kerged vihmaepisoodid ja nüüd peaks hakkama see nagu taanduma. Siit taandus, aga siia näeme, et on tulnud mingisugune asi sisse. Ja 23. on nagu enam-vähem jälle kõik. Ja nüüd minu jaoks on hästi huvitav moment saabub natukene hiljem. Jätame juulikuu vahele, aga jätame selle põlluosa meelde. Siit. Ja nüüd, kui me jõuame sinna, kus taimik hakkab küpsema, tuleme juulikuusse. Juulikuus on veel, justkui oleks nagu selline kullatav. 13. siis ka selline ja nüüd järsku on selline lugu, et see nagu hakkab kergelt rohelisemaks jääma. Ülejäänud kultuur valmib, aga see, kus meil oli eelnevalt põua episood mullas näha, et taimik jäi teatud veevarstusega kasvus maha, siis nüüd juulikuus jääb ta hoopis valmimise. Ja väga selgelt see endine põuane ala unistub siit välja. Kuidas ta jääb siis nüüd valmimisel maha, sest et tema sai oma toitainetele ligi hiljem. Ja siit nüüd juuli lõpp läheb eriti kuutavaks. Selline. Ja see klapib täpselt ilusti selle põuase alaga, mis oli juunikuus. Nii et suvirapsides see aasta ka väga selline drastiline näide, et see põuane suvi taaskord mõjutas meie suvirapse niimoodi, et kahjuks need ohud realiseerusid. Et suviraps jäi põueepisoodidesse ja ka see aasta nägin hulgaliselt põlde, mis siis juulikuiste sademete saabudes alustasid uuesti lisakasvu. Et justkui nagu pidi ennast kokku tõmbama ja asus uuesti kohati õitsema ja rohelisi varseid viskama. Aga just see, et kuidas biomassikaardid tegelikult on palju rohkem kui lihtsalt nagu töösisendid. Et nad võimaldavad meil oma maafondi läheneda sellise nurga alt, kus me saame ümber paigutada enda sisendid, enda tööde lähenemise. Niimoodi, et me saame teada, kus kohas on meil see maaosa täna, kus meil on kõige suurem enamsaagi potentsiaal. Ehk siis need osad, millele läheb väga hästi, nendele saame anda natukene vähem. Need osad, millele läheb kehvasti, nendele võib-olla ei anna üldse mitte midagi. Või anna hästi natukene. Ja kus kohas on nüüd see keskmine muld, kus kohas on see keskmine taimik kasvab, millel on kõige suurem enamsaagi potentsiaal. Et see võimaldab sellist väga ägedat maafondi analüüsi. Eirata enam fakti, jah, me teame, et meil põllud ebaühtlased. Aga kui ebaühtlased nad on, millisel määral nad ebaühtlased on, me ei saa seda enam eirata, kui ta on niimoodi visuaalselt silmi ees. See on selline põld, mis antud piirkonnas sai väga varakult külvatud. Et mina julgen öelda, et selle aasta põllud, mis on õnnestunud, on külvatud põhjapiirkonnas juuli lõpus, augusti esimestel päevadel. Seal jagus juulikuist niiskust veel nii palju, et taimik jõudis ennast esimesest õrnas kriitilisest kasvufaasist välja kasvatada, jõudis ära juurduda ja talle muutusid alumised toitained ja niiskuskihid kättesaadavaks. Kõik väga suur vahe on sees, mis on juba 6. või 8. augustil külvatud, et siis päevane soojus ikkagi küpsetas muudes nii palju, et rapsi jaoks selles ülemises kihis enam niiskust nii palju alles ei jäänud. See on üks põld, mida maantee pealt 90-ga sõites väga ilus vaadata.
siit põllu pealt paistavad välja võib-olla natukene varisetõrjega hiljaks jäänud sellised peenrad, mis tänaseks päevaks on küll ära tõrjutud, aga see biomassi erinevus on natukene nagu näha. Aga mida see meile annab, on see, et isegi see visuaalselt on see ühtlikkus nüüd nagu näha, siis tegelikult me näeme põllu piires varieeruvus on päris suur. Ma tean, et siin põllu peal oli enne talioder. Jätame meelde need piirkonnad, mis ka täna siia talirapsi välja paistavad. Läheme ajas natukene tagasi, vaatame, missugune see põld meil siin juunis, siin on küll tuleb juunis välja nägi, 25, 26, 27. Et erinevus ei ole küll nii suur, aga endiselt need piirkonnad on siin eristatavad, et siin põllus siis sellel alal midagi toimub, et mis ta seal nüüd on. Et jällegi selline tööriist, et oma maafondist rohkem teada saada, oma maafondi natukene rohkem sisse minna, et välja selgitada ka need alad, kus võib-olla taimik ennast nagu iga kultuuriga nii hästi ei tunne, et mis see siis lahti on. See teadlikkus annab meile selle, et kas on mõtet sekkuda, millega tuleks sekkuda või see on selline paratamatus, et las olla nii, aga ma sätin enda edasised töökäigud nii, et ma olen sellest teadlik. Et see järsku on see ala, kus ma alati oma maksimum väetisenormiga ei lähe. See on see koht, kus kohast tuleb see kokkuhoid. Sest et nagu graafikutelt näha, siis meie sügisepisooditel ikkagi eriti sel aastal üks asi, mida me ei kasuta, on kohandatud lämmastikunorm vastavalt külvi ajale, vastavalt sordi arengukiirusele. Eks me saame läheneda sügisesele lämmastikunormile vastavalt sellele, millal me külvatud saame. Kui pikk on see arenguperiood? Kui me septembri alguses külvame, saame kasutada ühte kõrgemat normi, sest taimik saab kasvada suuremalt, kahte rohkem toitaine. Kui me septembri keskpaika, saame kasutada väiksemat normi, sest me saame endale väga selge argumentatsiooni, et see taimik ei kasuta toitainid ära sellises väetise normist, nagu me septembri algus kasutasime. Ja järsku, kui ma nüüd lähen septembri 20. hiliseid külve tegema, ma näen andmetest, et mul on ikkagi toitainete kontsentratsioon kõrge. Ma ei pea sinna üldse andma lisamineraallämmastiku sügisel. Sest et see taimiku jaoks, see nendeks arenguetappideks on toitainid olemas.